loodame, et see ei kuku ümber. Mul praegu toetab kaamera värvipoti peale ja ma üritan kiirelt selle video ära filmida, enne kui ma tööle lähen. Ühesõnaga, sorry selle jõuluteema pärast mu selja taga. Praegu ei ole veel isegi detsember, aga mul on neid jõulukaunistusi 9 asjaks vaja, nii et ignoreerige seda. Ma tahtsin enne järgmist videot natukene rääkida veel sellest mahajäetud kalafarmi videost, mida te nägite eelmisel reedel. See viimane video läks juba niigi pikaks, nii et ma ei tahtnud sinna lõppu rohkem oma kommentaare lisada ja seda videot nagu pikemaks venitada, aga kuna mul jäid ka väga paljud asjad rääkimata, siis ma mõtlesin, et ma räägin sellest videost siis siin. Et selles eelmises videos te näete siis sellist läbilõiget, kuidas me sattusime sinna kalafarmi ja kuidas me pärast sujuvalt läksime edasi Kallaste panka uurima. Aga ma ei rääkinud seal videos liiga palju oma emotsioonidest ja oma tunnetest, mis ma seal kohas tundsin, sellepärast, et esiteks seal koha peal oli mul nii creepy olla, et ma ei tahtnud seal selle energiale nagu lisa anda. Eellooks võib-olla nii palju, et ma olen suhteliselt tundlik inimene igasugustele energiatele ja asjadele, et inimeste puhul ka nagu ma tajun võib-olla inimesi nagu energia kaudu, et minu esmamulje inimestest ütleb minule vähemalt väga palju, sest et lisaks välimusele, lisaks sellele jutule ma olen nagu suht tundlik sellise kiirgava energia suhtes ka, mis nagu inimestelt ja kohtadelt nagu mulle kiirgab. Ma ei pea ennast muidugi selgeltnägijaks ega sellelaadseks inimeseks, aga mulle tundub, et järjest rohkem tänapäeval on inimesed tundlikud kõige selle suhtes ja mina olen lihtsalt olnud lapsest saati juba ka võib-olla veits tundlikum kõige selle suhtes. Et siis ma olen sattunud vanadesse mahajäetud kohtadesse, kus on täiesti selline rahulik ja mõnus vibe olek ja see ei ole mind üldse nagu häirinud. Et isegi pimedas kuskile minnes vahel on nagu täiesti selline positiivne olek ja õhkkond, et ma ei ole nagu üldiselt selline argpüks, et kuigi ma olen nagu tundlik nende asjade suhtes, siis mul on olnud hästi erinevaid kogemusi, et ma olen olnud ka öösel surnuaias ja see on täiesti okei minu jaoks olnud ja see on täiesti turvaline ja mõnus olnud. Näiteks nüüd hiljuti hingede päeval ma sattusin kottpimedas surnuaeda ja seal oli nagu nii selline soe ja kutsuv tunne. Ma võib-olla seletasin seda enda jaoks lahti sellega, et hingede päeval nagu tegeletaksegi selle teispoolse maailmaga ja nii-öelda mõttes suheldakse oma esivanematega ja sel päeval nad nagu ootaksidki külalisi ja et võib-olla sellepärast oli selline soe ja kutsuv tunne tookord. Aga kui me nüüd Annikaga jõudsime sinna mahajäetud kalakolhoosi, siis kuigi oli päev, päike paistis, valgust oli, kõik oli, siis praktiliselt sinna territooriumile kõndides oli mul juba selline ärev tunne. Selles mõttes oli näha, et seal on palju käidud, me ei pidanud üle mingite aedadega midagi ronima, et nagu mul ei olnud ka nagu nii kõhe tunne, et nagu äkki sinna ei või minna. Noh, kindlasti ma saan sellest aru, et kui mingi territoorium kuulub kellegile, siis ei ole nagu viisakas sinna minna. Et tol hetkel ma ei tundnud nagu sellist ohtu, et seal võiksid mingi koerad olla või valve või et ma nagu täiesti tungin kuskile. Et me nagu ei lõhkunud midagi, me ei avanud mingeid kinniseid uksi, me lihtsalt tegime seal pilte ja nagu vähemalt minu meelest me ei teinud midagi nii jõhkrat seal. Aga sellegi poolest oli see sisetunne juba seal õues selline nagu rusuv ja eemale tõukav. Ja kui me sinna hoonesse sattusime, ma võin teile öelda, et seal on neid hooneid, maju
põnevaid kohti nagu sellel territooriumil tegelikult mega palju ja me jõudsime praktiliselt ainult sinna esimestesse hoonetesse piiluda ja siis käisime selles põhihoones natukene ringi ja ma lihtsalt ei suutnud, ei julgenud kuskile kaugemale minna, sest et mul oli kogu aeg selline nagu tunne kuklas, et me ei ole siin oodatud. Võib-olla oli ka osa sellel, et Ameerika mõistes oli see Halloweeni päev, mis täiesti juhuslikult langes kokku sellele, et me sinna sattusime, sest et jah, tegelikult meil ei olnud üldse plaanis sinna ju minna, me tahtsime minna Kallaste panka vaatama. Aga oli Halloweeni päev ja Eestis on üleüldse sel ajal ka hingede aeg, et hingede aeg siis Eesti mõistes peaks nagu olema hingede päevast kuni siis jõuludeni, kus siis vanarahvas saatis nii-öelda sellise suure pidusöögiga siis hinged nagu tagasi. Nüüd siis see aeg kattub siis kristliku jõulupeoga. Okei, ma ei hakka pikalt teile ajalugu rääkima, aga jah, see oli hingede aeg Ameerika mõistes siis, tahtsin praegu poole öelda, hinged Ameerika mõistes siis Halloweeni päev või Halloween on ju. Ja kui me sinna majja sisse astusime, ma ei tea, mul oli nagu selline tunne, et ma pean nagu igasse ruumi nagu ennem nagu vaatama, kui ma kuhugile suure hooga lähen, sest et tõesti seal oli nagu väga siuke eemale tõukav tunne. Kui me olime sinna koridori peale jõudnud ja selle ilusa keertrepini jõudsime, siis mul oli kogu aeg selline tunne, et Piret, ära vaata selja taha, nagu ma ei tea, nagu ma isegi mul oli tunne, et nagu mingi, ma ei tea, mitmed silmad jälgivad meid ja kui ma selja taha vaatan, siis seal on miskit, mida ma ei taha näha. Ja ma nagu, jah, ma olin nagu nii tänulik sellele, et Annika on alati lõbus ja jutustab ja ma sain taga rõõmsalt kogu aeg suhelda, et isegi see vaikus nagu tundus nagu nii ebameeldiv, et ma lihtsalt jah, rõõmsalt nagu suhtlesin Annikaga ja see nagu aitas seda vaikust ja võib-olla siis seda hirmu natukene leevendada. Ja igal poolt sealt ka trepist üles minnes ja kogu aeg mul oli selline tunne, et ma lihtsalt ei taha selja taha vaadata, nagu ma ei oska seda seletada. Keegi veel kommenteeris ka, et ta nägi minu selja taga mingeid varje ja ma ei tea, ma vaatasin selle video üle, et seal võis olla ka minu enda vari, sest et päike just loojus ja seal olid nagu sellised valguse mängud ja meie liikusime ja varjud liikusid, aga ikkagi, ma ei tea, mingid kohad seal, ma räägin seal majas kõndides, nagu mingid kohad olid nagu sellised veits kergema olekuga ja mingid kohad olid nagu süngemad või ma ei tea, mis seal hoonetes on tehtud, võib-olla on seal, ma ei tea, vaime isegi välja kutsutud või kes teab. Ühesõnaga, vanad tühjad hooned nagu tõmbavad igasuguseid selliseid energiaid minu meelest ligi ja seal ei olnud meeldiv olla. Seal videos ka, nagu ma mainisin seda, et meil said valgust ja akud tühjaks nagu praktiliselt kohe, et mul olid täisakud, mis peaks pool tundi vastu pidama, seal ei olnud nii külm, et nagu vahel külmas teate võib-olla ise ka, et nagu telefoni aku saab hästi ruttu tühjaks ja nii edasi, aga seal ei olnud nagu nii külm. Lisaks nendele akudele oli veel see, et ma kasutan oma telefoni siis selle kaamera puldina, ehk et üle wifi ma saan nagu käsklusi anda kaamerale. Tavaliselt ei ole nagu probleemi, et kui ma selle wifi ühendatud saan, siis tavaliselt ta nii kaua töötab, kuni ma lihtsalt selle kas äppi kinni vajutan või mis iganes, aga nagu pidevalt oli see, et jälle oli wifi ühendus lahti ühendatud ja jälle ma uuesti proovin. Ma alguses nagu mõtlesin, et äkki kaamera jäi mist liiga kaugele, aga ma pärast mõtlesin, et tegelikult see nii-öelda pult võtab ju päris kaugelt. Ühesõnaga, me ei saanud nagu pulti enam kasutada ja see ebamugavustunne oli ka päris suur, nii et me läksime sealt lõpuks ära ja nagu te ka videost nägite, siis hiljem tuli välja, et Annika telefonil polnud levi enam äkitselt.
ja tundus, et see levi kadus siis ära seal nende hoonete juures kuskil ja minul kusjuures oli levi. Et jah, sellised elektroonilised viperused ja mingid krabinad ja kolksud ja ma saan aru, et see on selline vana hoone on ju, seal asjad lagunevad, vesi tilgub, et kõik see, aga ma ei tea, see tunne nagu oli nii ebameeldiv. Ja võib-olla videos me ei jõudnud seda näidata, et lõpuks Annika helistas oma telefoni operaatorile ja sai sealt pukkkoodi ja me saime selle telefoni lõpuks käima ja peale restarti tehes oli levi jälle õnneks tagasi. Et selles mõttes lõpuks läks ikkagi kõik hästi. Aga jah, see elektroonika värk nagu alati, ma ei tea. Ja siis see, mis pärast juhtuma veel hakkas. Üks asi, mis ma võib-olla osadele jõudsin ka mainida, oli see, et kui ma koju jõudsin ja ma jalanõusid tahtsin siis kivikestest puhastada, et ma tundsin, et mu need roomiksaapad selle konarliku talla alla siis olid mulle mingid nagu kivid jäänud ja kui ma hakkasin seda puhastama, siis ma avastasin, et mu tallad olid nagu väikseid kuule täis, siuksed valged kuulid. Tol hetkel mul tekkis suht kõhe tunne, sest et ma ei tea relvadest nagu väga midagi, aga suht siuke vastik tunne oli, et seal on ilmselt tulistatud midagi. Peale seda avastust oli mul siuke suht vastik ja kõhe tunne, et me olime kohas, kus on nagu tulistatud ja jumal teab, mida tehtud. Hiljem ma küll guugeldasin ja sain teada, et neid kuule kasutatakse Airsoftis ehk siis see on selline sõjamäng, mida siis inimesed mängivad, et ma loodan, et seal siiski ei olnud midagi tõsist, et võib-olla mingi punt käis Airsofti mängimas ja lihtsalt siis sellepärast, et need kuulid seal laiali. Ja need kuulid ei tohiks nagu väga midagi viga teha, kui sa just väga lähedalt kedagi ei tulista sellega, et siis sa võid võib-olla sinika saada või mingid marrastused, aga jah, õnneks see asi ei olnud nagu nii hull, kui ma kartsin. Aga mis oli nagu veider ja millest oli mul veits paha tunne ja millest ma veits kahetsesin, et me sinna sattusime, oli see, et peale seal käiku, ma ei tea, mis sellega oli, mul oli tükk aega nii, et nii kui ma nagu kodus millegagi ei tegelenud, nii kui mul oli mingi vaikus ja siuke mõttekoht ja nii kui ma panin silmad kinni, siis mul oli nagu täpselt see sama tunne tagasi, nagu ma oleksin seal varemetes olnud. Ehk siis selline kõhe tunne, see sama vaatepilt, ma ei tea, ma ei oska seletada, muidu sa ju kontrollid oma mõtteid või mille peale sa mõtled, välja arvatud võib-olla unenägude ajal. Aga nii kui ma panin silmad kinni, mul oli tunne, et ma olen tagasi seal varemetes, see vastikuse tunne, see siuke keegi jälgib mind tunne nagu tuli iga kord tagasi, kui ma panin silmad kinni nagu. Ja muidugi nagu õhtul magama jäädes nagu, ma ei tea, ma ei suutnud nagu muude asjade peale mõelda, vaid ma mõtlesin nagu sellele emotsioonile või nagu ma olin mõtetes nagu tagasi seal lagunenud hoonetes, et ma ei tea, see oli nagu väga veider. Ja siis ma ei tea, kas samal õhtul või järgmisel õhtul igatahes oli veel selline asi, et hakkame magama jääma ja mul nagu tükk aega on nagu siuke tunne, et ütlesin nagu Andresele ka, et ma ei saa aru nagu, et kaua need ülemised naabrid seal üleval nagu jutustavad ja miks nad nagu magama ei lähe, et ma tahaks ka nagu magama jääda, on ju. Ja siis nagu Andres ütleb, et ma küll ei kuule, et nad nagu jutustaks. Ja siis ma lihtsalt, sel hetkel ma lihtsalt mõtlesin, et mul on võib-olla parem kõrvakuulmine ja üritasin nagu edasi magada, aga nagu kogu aeg siuke nagu jutuvada või selline mõmin nagu käib taustal. Vaatan kella ka nagu kell on juba nii palju, et nagu kaua, et inimesed nagu jõuavad jutustada, et nagu selline mõmin, et jutust aru ei saa, aga sa saad aru, et sellised kaks võib-olla rohkem meeshäält omavahel nagu mõmisevad, jutustavad. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et tavaliselt, kui ülemised naabrid seal on rahvast külas või mis iganes, et siis sa ikka kuuled nagu vahepeal nagu kõndimise samme või nagu toolide naginat või taburettide kriginat.
ja tol hetkel nagu midagi sellist ei olnud, et nagu jäi mulje nagu üleval tegelikult kedagi ei oleks, aga see jutuvada nagu non-stop jutuvada on ikkagi edasi. Ja siis mul hakkas veits kõhe, sest et viimati, kui ma midagi sellist kuulsin, oli siis, kui ma töötasin Põltsamaal ja ööbisin Lossi keldris, kus kummitas ja siis oli mul tihtilugu öösel tunne, et keegi on akende taga Lossi hoovis seal ja nagu jutustavad. Siis ma mõtlesin, et okei, et öösiti võib-olla noored hängivad on ja siis käivad seal Lossi hoovis ja siis lobisevad kuskil, et ka nagu jälle jutust ei saa aru, aga siuke jutu mõmin on. Ja siis alles, kui pandi ööseks Lossi väravad lukku, et ei saaks sinna noored minna, et rahvas ei käiks seal ja see jutuvada käis öösiti minu jaoks ikkagi edasi. Siis ma sain aru, et okei, seal ei olegi võib-olla mingid noored, kes jutustavad, vaid võib-olla ma kuulen mingeid hääli teispoolsusest. Et ja nii palju, kui ma mingitest saadetest olen ka näinud, et mingid, ma ei tea siis, kas mingid teemonlikud jõud või mis iganes asjad nagu annavad tihtilugu endast nagu jutuvadaga märku, vaid siis oli kõhe tunne. Ja siis mul oli nagu vastik tunne, et okei, ma loodan, et ma ei toonud endaga midagi kaasa nii-öelda sealt varemetest või sealt mahajätud hoonetest. Aga õnneks, ma ei tea, peale seda ma ei ole rohkem midagi kuulnud. Ma ei mäleta, kas ma vist puhastasin ka korterit viirukiga. Õnneks praegu ei ole rohkem midagi hullemat olnud. Rohkem pole neid selliseid tagasi minevaid vilksatusi ka mul olnud, et ma ei ole tundnud, et ma oleks nagu seal tagasi ja ma ei tea. Läks vist õnneks, et alati nagu isegi kui, ma ei tea, alati isegi kui tundub asi nagu süütu ja selline päeva ajal kuskile mineks, siis ma ei tea, alati on nagu risk, et midagi sellist ebameeldivat võib kas sinuga kaasa tulla või sa topid oma nina kuhugi, kuhu ei ole vaja, aga ikkagi tunduvad need asjad põnevad. Ja mulle tegelikult meeldib igasugustes põnevates vanaegsetes kohtades käia, et selle koha arhitektuur oli ka nagu mega äge ja selline, ma ei tea, ainulaadne, et igal pool selliseid hooneid ei näe. Ma ei tea, iseenesest mulle meeldiks nagu minna veel selliseid kohti otsima ja võib-olla natuke rohkem filmida, võib-olla GoProga. Äge oleks, kui saaks drooniga veel mingisuguseid üldiseid plaane filmida, et ma ei tea, kommenteerige alla, kui te tahaksite, et ma käiks veel selliseid kohti uurimas. Teiselt poolt jälle ma kardan, et sellistes kohtades ei pruugi kõige parem energia olla, aga ma ei tea, kommenteerige, mis teie arvate. Kindlasti oleks äge selliseid kohti külastada muidugi suvel, kui on nagu rohelust ja valgust rohkem. Praeguseks ma vist lõpetan, mul on vaja tööle minna, aga muide ma värvisin oma seinad roheliseks, nagu te praegu näete, üks päev hakkas mul veits igav ja ma mõtlesin, et värviks seinad. Sellist värvi, nagu ma olen tükk aega igasuguseid huvitavaid pilte näinud. Et teised ruumid on mul sellised nagu ennem, aga see poeruum sai selliseks hubasemaks, roheliseks ja köögis ma olen ka natukene asju edasi teinud, aga päris valmis veel köök ikka ei ole. Köögiga on veel see ka, et päris sellised plaanid, nagu ma teile alguses rääkisin, mis joonised ja asjad mul tehtud oli, tuli välja, et neid asju ei saa eriti teostada. Nii et köögiga natukene ma pean plaane muutma, midagi ma olen juba edasi teinud, aga jah, ma kunagi lubasin teile, et ma peagi teen köögituuri. Aga ma ei ole selleni siiamaani jõudnud, sellepärast, et mul ei ole veel ikkagi köök valmis. Ma ei hakka nagu seda videot enam pikemaks rääkima ja ma lähen tööle ära. Aga jah, teiega näeme juba järgmises videos, mis on ilmselt see korseti õmblemise video, mida te tahtsite teisena näha. Nii et jah, praeguseks tšau!